Oktoobris kirjutasin ma loo sellest, kuidas Raasikul 3 noort inimest võeti vahi alla kahtlustatuna väga koledus roimas, nimelt kohaliku külamehe tapmises. Seniajani ei ole teada, mis tegelikult noored sinna nii kaugele viis ja mis sündmused sellele eelnesid. Küll aga on selge see, et kuritegu oli väga kole ja see ka filmiti ülesse. Niisiis peatselt algav kohtuasi näitabki, mis noorte sisemaailmas toimub ja ehk annab ka mingi vastuse sellele, et miks nii läks. Oktoobris rullus lahti üks aasta kõige traagilisemaid sündmusi, kui 39-aastane Tarmo bussitas Tartus oma endist elukaaslast ja pärast seda siis politseis põgenedes keeras oma autorooli vastassuunavööndisse ja sõitis surnuks siis võhivõõra inimese. Tarmo lugu oli seepärast erandlik, et mõni kuu enne seda juhtumit oli ta samuti oma endist elukaaslast bussitanud, kuid tema sai oma karistuse tingimisi, ehk siis vangi ta ei pidanud minema. Hiljem siis tekkiski see küsimus ja arutelu avalikkuses, et miks see läks niimoodi, kas Tarmo oleks pidanud juba varem kuskil kinnisasutus olema või mitte. Ja see arutelu käib siiamaani. Juuli lõpus tuli välja, et Tervisekassa korraldab Taagepera lossis suvepäevad 100 000 eest. See oli väga-väga paha. Aga vähemalt tuli välja, et Rain Laane lasti ametist lahti Tervisekassa juhi koha pealt. Tänu sellele saadi korraga hakata kokkuhoiukohti leidma, näiteks radioloogia hindu või labori hindu. See oli väga hea. Sellepärast sealt leiti miljoneid. Ja siis hakati perearstidele midagi andma, siis hakkasid haiglat tahtma. Ja siis tuli välja, et radioloogidel ikka ei saa hinnakirju muuta. Nii et ma ei teagi, kas see on hea või halb, aga nalja saab. 24. augusti varahommikul kaldus Ukraina ründedroon kursilt, sattus Eestisse ja kukkus Võrtsjärve lähistel põllule. Järgmisel päeval leidis põllu omanik omalt maalt 3 meetri laiuse kraatri ja sõjamasidest alles jäänud tükid. Juhtun oli suur ehmatus varahommikul kärgatus kuulnud kohalikele elanikele. Üks naine ütles sündmuskohal käinud õhtule ajakirjanikule Arvo Uustalule, et pidas drooni mürsuks ja tundis hirmu, et sõjategevus on jõudnud Eesti pinnale. Kaitsepolitseiamet teatas jõulude eel, et kriminaalmenetlus on lõpetatud, kuna menetluse käigus ei õnnestunud välja uurida, miks droon Eestisse sattus. Tallinna kesklinnas asuv Tammsaare park on suveperioodil noorte seas populaarne kogunemispaik. Tänavu on sealses sündmused aga muutunud eriti muret tekitavaks. Lisaks valjule muusikale, mahlapakkidesse peidetud alkoholile ja e-sigaretid ossus paksule õhule seostatakse parkiga vägivaldsete kakluste ja uimastite tarvitamisega. Kõige häirivam on, et suurem osa pidustajatest on alaealised. Sel suvel käis õhtule ajakirjanik Eliise-Maria Tammaru koha peal uurimas, kas Tamme tiksi kohta levivad jutud vastavad tõele. Pärast 2-aastast pausi jõudis Aafrika seakatk jälle Eesti farmiloomadeni. Algul haigestusid Abja Paluoja külje all asuva temposigala loomad. Tagantjärele tarkusena peab nentima, et see oli alles algus. Taud rullus kiiresti üle Eesti suurimate farmide ja jõudis ka Eesti suurimasse sigalasse Execo seafarmi. Hukata tuli 10 000 sigu. Oma võimaluse leidsid ka valitsusvastased ja loomakaitsjad, kes hukkamist takistada üritasid. Protestiliikumine läks kiiresti väga poliitiliseks ja nii mõnigi tuntud inimene kasutas seda oma poliitilise kapitali kasvatamiseks vahetult enne valimisi. Klaperjakt algas ka metssigadele, keda jahimehed pidid siis hävitama riigi tellimusel. Ka praegu ei näita viirus vaibumise märke ja nii Eesti kui terve Euroopa võitleb sellega tänase päevani. 8. veebruaril lahkus Eesti Venemaa elektrisüsteemist. Narvas ühendati lahti viimane Venemaale viiv elektriliin ning Leedu kaudu ühendati Eesti Lääne-Euroopa elektrisüsteemiga. See kõik juhtus nii, et elekter ei läinud kordagi Eestist ära. Juunis otsustas Reformierakonna Tallinna juhatuse eesotsas Pärtel-Peeter Perega minna missioonile, et hävitada erakonna reiting vähemalt mõneks ajaks, kui mindi linnapea kohalt kangutama Jevgeni Ossinovskit ning algas tsirkus, kelle toob Reformierakond Tallinna linnapeaks.
lõpuks suudeti kuskilt välja võtta Urmas Sõõrumaa, aga tuli välja, et Urmas Sõõrumaa siiski Tallinna linnapeaks ei saa, sellepärast et kokkulepe Keskerakonnaga oli justkui tehtud, aga siis teatas Reformierakond, et kokkulepe siiski käiku ei lähe ning mindi edasi juba toona ametis olnud linnavalitsusega, kuid selle erandiga, et esialgu teatas Pärtel-Peeter Pere, kuidas tema lahkub sealt linnavalitsusest ning mõnda aega hiljem, kui linnavolikogus oli läbi kukkunud tasuta lasteaiakoha hääletus, otsustas ka Reformierakond täies koosseisus linnavalitsusest lahkuda, jäädes seda siiski mingil kummalisel moel edasi toetama, mis ei teinud Reformierakonna mainele Tallinnas ja üle riigi liialt au ja lõpuks kulmineerus see valimistel Reformierakonnale Tallinnas paraja hävinguga, kus jäädi alles 4., saadi vähem kohti, kui said nii Isamaa kui sotsid ning täiesti võimalik, et see mängis ka rolli, miks valimiste järel ei loodud nelikliitu, vaid mindi kaksikliidu teed, sest tegelikult keegi lõpuni ei saa aru, mida Tallinna Reformierakond tahab ning kas neid tasub usaldada. Ning nüüd aasta lõppu oleme saanud siis ka jätkutsirkuse, kus siis Tallinna opositsioon ei suuda omavahel kohti ära jaotada ja kõik näitavad näpuga Reformierakonna peale, et just nemad on siis opositsioonikaaslaste ehk parempoolsete ja sotsidega tehtud kokkulepetest taganenud. Et loodame, et järgmisel aastal läheb oravatel selle mäletamisega, milles nad on kokku leppinud natukene paremini. Oktoobris kirjutasin loo sellest, kuidas narvalases kaitseliitlane Ivan Dmitrijev luuras venelaste eriteenistuse FSB heaks. Lugu oli erandlik sellepärast, et tegemist oli Kaitseliidu tegevliikmega. Ehkki positiivsena võib näha seda, et Dmitrijev ei saanud venelastele infot viia kaua. Nimelt pidas kaitsepolitsei teda kinni juba pärast 2 kuud. Küll aga viis ta üle piiri siis infot, mis puudutas Narva linna, sealseid kaitseliitlasi, kaitseväe liikumist ja ka Narva muuseumi. Dmitrijev sai selle kuriteo eest karistuseks 5 aastat vangistust. Küll aga pole Dmitrijev ainus, kes sellel aastal sarnases kuriteos süüdi mõisteti. Nimelt pikaajaline poliitik Aivo Peterson koos erakonna üks juhtidest mõisteti detsembris süüdi riigi reetmises, karistuseks 14 aastat vangistust. Kriminaalselt palju kirgi küttis vangla rendileppe idee. Nimelt tekkis riigil idee, et tühjenevasse Tartu vanglasse võiks tuua Rootsi vangid. Ja kui tuua 300 vangi, siis saaks riik selle eest 30 miljonit. Kui tuua vange veel rohkem, siis iga vangi eest makstaks juurde 8500 eurot kuus, mis on ikkagi odavam, kui see oleks Rootsis koha peal. Ja meeleavaldajad Tartus küll vaidlesid sellele häälekalt vastu, et Rootsi mõrvarid ja vägistajad nende kodulinna tuleks. Aga praegu veel Eesti-Rootsi arutavad asja ja kui see mõlemal pool heaks kiidetakse, siis juba 2026. aasta juulikuus on vangid Rootsist Tartusse tulemas. Kevade hakul läks meie valitsus remonti, sellepärast et mitte keegi ei armastanud neid. Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 otsisid lahendust, kuidas olla rohkem populaarsed. Ja lahendus tuli peaministri parteist Reformierakonnast ja see kõlas nii, et viskame sotsid välja, aitab vasakpoolsest poliitikast. Nüüdsest vaid parem ja parempoolsem poliitika. Reitingud ei näita, et see käik oleks väga palju midagi muutnud, aga elame näeme, sest Riigikogu valimised on veel tulekul. Toona ei nähtudki selles muud, kui et reitingu parandamise mõtet, sest nagu ütles ka praegune sotside juht ja toonane siseminister Lauri Läänemets, kui oleks mingisugused sisulised probleemid olnud, küll need oleks omavahel selgeks räägitud. Aga neid ei tahetud teiste partnerite poolt mainida.